Selle ekraaniviisori mõte on näidata, kui lihtne on luua oma e-pood. Mina olen Peeter Marvet ja mulle meeldivad lahendused, mida Bipfrog kasutab ja pakub. Ehk siis teeme ühe lihtsa poe, milleks võiks olla näiteks Pipipood. Ja meil on posti aadress ka sedapuhku minu domeenis. Ja see ongi tegelikult kõik põhiline informatsioon. Loomulikult tuleb nõustuda lepingutingimustega, aga neid me ei hakka hetkel läbi lugema avalikult. Loo e-pood, selle peale, nagu ikka, saadetakse vastav kinnitus e-posti aadressile ja kui me võtame lahti Pipi e-posti, siis Pipile on tulnud juba vastav tervitus ja siin on link, mille peale ta saab klikata. Nüüd, kui ta selle ära tegi, siis ta saab hetke pärast uue kirja, kus on kirjas tema parool, millega tal on võimalik sisse logida, samuti kasutajanimi, mis on kasulik endal meelde jätta. Ja niimoodi logime sisse. Nüüd üks nupuvajutus veel, mille peale siis tõesti luuakse pood. See võtab võib-olla 10-15 sekundit aega ja seejärel avaneb meil võimalus valida, kas me liigume edasi poodi vaatama või siis seda poodi administreerima. Nii, meil on mõistlik nähtavasti kõigepealt uudishimulikult minna ja vaadata, kuidas pood välja näeb. Aadressil pipipood.shops.bipfrog.com on see olemas. URL-i on loomulikult võimalik hiljem oma domeeniks ära muuta. Ja uus hetkel siis selline demopood on olemas vaikimise kujundusega. Ma arvan, et enamustel inimestel tekib selle peale soov muuta kõigepealt ära kujundus endale sobilikuks. Teeme selle logini ka siia keskkond ära. Ja see on siis nüüd poodniku vaade. Siia tulevad Bipfrogilt meile teated, kui need on. Siin on näha meie olulisem statistika. Ülevalt on siis võimalik süsteemi seadistada. Võtame kõigepealt ette meie disaini ja ma teen siia paar pisikest muudatust näitamaks, kuivõrd lihtne see on, sest et kuigi siin võimalusi on äärmiselt palju, siis mõned neist annavad väga kiiresti tulemust. Siin on päis ja meil on võimalik päisesse lisada taustapilt. Ma olen ühe sellisega ette valmistanud, ühe kena rohelise tausta ja paneme tähe tervitusteksti ka, näiteks frog me. Ja salvestame konfiguratsiooni. Kohe, kui see on tehtud, on meil võimalik minna juba poe välisveebi ja vaadata, kas see mõjus ka. Nii, tore. Ainult logo võiks ka vist ära vahetada. Paneme siia logo, mis on jällegi tehtud ühe kena konnakesega. Ma kasutasin pilti Chaita Flickri kontolt, milleks ta oli Creative Commonsi litsensiga kenasti loa andnud. Ja jällegi, kui uuendus on salvestatud Bipfrogi serveritesse, siis on meil võimalik vaadata, et lehekülg on kenasti muutunud. Kui me läheme alamlehekülje peale, siis nagu veebis ikka, klikkides pärast logo peal, satume me esilehekülje peale, kõik toimib. Loomulikult kõiki muid värve on võimalik seadistada ja nii edasi, täpselt samuti, aga see nõuab natukese rohkem mängimist. Nüüd järgmine küsimus on mõistagi tooted ja need asuvad siin toote kataloogi all, meil oleks võimalik mängida ka kategooriatega, aga vahest on huvitavam panna üks toode müüki ja vaadata, kuidas see kõik toimib. Need näidistooted ma võtaksin kõik maha, vali kõik ja ütleme, et me kustutame need ära. Me võiksime näkka peita, aga hetkel me viskame nad lihtsalt minema, sest ma ei kavatse neid kunagi müüa. Kohe on 15 toodet kustutatud ja me saame lisada siia uue toote. Mida netipoes müüa, lihtsam võimalus on nähtavasti müüa mingit lihtsat toodet nagu T-särki. Siin on võimalik loomulikult seadistada väga palju erinevaid faktoreid.
T-särkide puhul kindlasti ka suuruse ja värvivalikuid, aga neid atribuute me ei hakka hetkel muutma. Nimi on pildiga särk meil nähtavasti ja siin on nüüd 2 kirjeldust. Lühike kirjeldus on see, mida kuvatakse toote juures sellise lühikese tutvustusena. Ütleme, et see on konnapildiga särk ja pikem kirjeldus, kõik materjalid, see, et tegemist on orgaanilise tootega, mida iganes. Kõik käib siia, see on tõesti pikem tootekirjeldus. Tootekood, no ütleme, et see on CON1. Kaal, T-särgi kaal on harilikult 150 grammi, paneme 0,15 kilo ja see on lubatud toode. Nüüd, kui me selle ära salvestame, siis küsitakse meie käest ka hinda, paneme siia mingisuguse hea lihtsa ümmarguse hinna ja ütleme, et see on siis koos käibemaksuga hind ja ütleme, et salvestame ja jätkame muutmist, sest et mõistagi võiks olla tootel juures ka mingisugune pilt. Ja ma jällegi olen selle ühe siia ette valmistanud, mul on olemas üks orgaanilise konnapildiga särgi fail ja ma laen selle siia serverisse ülesse, siuke pilt ja ütlen siis, et see on siis särgi pilt. Mul on võimalik neid pilte laadida ülesse mitmeid, näiteks ma ei tea, eest tagant külje pealt vaade, samuti öelda, kus mingit pilti konkreetselt kasutatakse, näiteks põhipildi peal on terve särk, aga väikse pildi peal on võib-olla ainult siis mingisugune detail selleks, et ta paremini nimekirjas esile paistaks. Aga ma arvan, et me võime selle nüüd ära salvestada ja peaks tegema veel ühe väikese liigutuse kategooriate alt. Ma ütlen, et tegemist on uue esile toodud tootega, sellisel puhul tuuakse see kindlasti alati esile ka esilehekülje peal ja vaatame, kas kõik õnnestus. Kena, särk on meil olemas. Nüüd järgmine liigutus peaks proovima selle särki ära koostasid poest. Ehk siis vaatame, me näeme siin särki, siin on olemas lühike kirjeldus, pikem tootekirjeldus ja me võtame ühe särgi, lisame ostukorvi ja vormistame ostu, ehk teeme checkout'i, läheme maksma. Siin on võimalik öelda, et ma esimest korda ma ühe korra ostan, ma ei hakka endale kontot siia poodi tegema, minust väga mugav. Jätkame. Pipi Loota on pipi@tehnokrait.net ja teeme mingisuguse suvalise aadressi. Ütleme, et linn on Tallinn, maakond on Harjumaa, postiindeks ka midagi ja telefoniks ka ja samal aadressil läheb kaup. Niimoodi. Edasi on kohartoimetamise viis. Noh, sellega on nüüd selline lugu, et meil on võimalik tulla tagasi adminni ja võib-olla süsteem konfiguratsioon alt panna sinna mingisugune realistlikumat sorti kohaletoimetamise viis. Ehk tõhsärki võiks nähtavasti saata kohale sellisel kujul, nagu seda on Maxi kirjaga. Ütleme, et see Maxi kiri Eesti piires, see on kas 10 või 15 krooni, paneme paki otsa, ütleme, et on 25 krooni. Ja lubame seda tarnida sellisesse riiki, nagu seda on Eesti. Ja salvestame ära. Nii, nüüd kui me tuleme tagasi siia poole peale, on meil võimalik minna korraks tagasi ja jätka. Meil on õige makseviis, jätkame, makseinfo, seda on võimalik jällegi siit samast admini poole pealt seadistada, toetatud on kõik Eesti netipangad, krediitkaardimaksed ja nii edasi. Põhimõtteliselt on vaja sõlmida pangas leping, sisestada mõningad andmed. Meie valime hetkel väga lihtsa variandi, mis on arve saatmine ja esitame tellimuse. Viimane liigutus pärast seda, kui tellimus on vastu võetud, on see, et me võime minna poe avalehele ja me peaksime hetke pärast nägema, et me oleme teinud müüki. Me võime minna nüüd vaadata Pipile on tulnud juba vastav kinnitus ja
sellega ongi meie esimene poetutvustus läbi. Kui tahad rohkem, siis kõige lihtsam viis on tulla Pipfrog Akadeemiasse. Tänan tähelepanu eest!